Möödunud aasta oli Eesti majanduse jaoks edukas aasta. Majanduskasv küündis 3,9%-ni, seejuures aasta viimases kvartalis koguni üle 4%. Tänavu SKT kasv aeglustub alla 3% piiri. Peamiseks mõjutajaks on Eesti peamiste kaubanduspartnerite euroala ja Soome majanduse aeglasem käekäik, samuti kaubandustõrked ja kaubanduspinged. Eesti viimase 3 aasta 4% majanduskasv aidanud märkimisväärselt lähendada Eesti sissetulekute taset teiste muude Euroopa riikidega. On märkimisväärne, et aastal 2017 küündis Eesti SKT elanikkonna kohta 79% euroala keskmisest, mis on võrreldav juba euroala lõunariikidega. Vaadates tulevikku asub Eesti majandus teelahkmel, kas investeerida rohkem betooni või inimestesse. Otse loomulikult majanduse pikaajalise kasvuvõimekuse jaoks on olulised ennekõike investeeringud teadus- ja arendustegevusse, samuti haridusse, see on eestikeelne õpe, loodus- ja reaalteadused, aga samuti suunatud sotsiaalhoolekanne ja nutikas majandus. Kasvavad investeeringud digitaliseerimisse ja uutesse tehnoloogiatesse on olulised selleks, et kasvaks Eestis teenuste eksport, mille osakaal kasvab ka muudest teadmistepõhistes majandustes.